Hei teile kõigile ja tere tulemast minu vlogmassi. Täna on 9. detsember. Eile ma ei filminud väga või nagu ma olin kodus ja lihtsalt üritasin kuidagi ennast kokku võtta. Täna ma tunnen ennast natukene paremini kui eelmised päevad, aga ikkagist ma tunnen ennast väga siuke, aga pole hullu, ma üritan sellest üle olla. Täna nüüd on niimoodi, et kell 6 hakkab üks koosolek, väga huvitav koosolek, nii et me läheme sinna, mis toimub nagu, mis on siis terminaliga seotud ja enne seda käime MC-ga veel poes. Aga ma ei ole ju adventikalendrit avanud, ma ei tea mitu päeva. Täna on juba 9 ja ma ei ole avanud seda, nii et oleks aeg. Viimane on avatud 5, nii et avame nüüd 6. Ma juba nägin 6 on siin. Süda ja kuulike. 7 on siin. Jee! 7, 8 on kohe siin kõrval. Kuukommike. 9 on siin. Ja komm! Lähen jagan kommi. Meie 9 tänaseks eesmärgiks on otsida kuusepuud. Ma ei tea, kas see missioon täna läheb läbi või ei lähe. Me läheme vaatama ühte kunstkuuske. Me mõtlesime, et äkki oleks hea osta oma koju hoopiski kunstkuusk. Kuigi mulle meeldib see kuuselõhn, aga siis ostame mingi kuuselõhnaspreid ja siis laseme kuuse peale niimoodi. See oleme nüüd nuusutama oma kuuske. Kunstkuusele need lõhnakuusekesed teha. Jah, kunstkuusele lõhnakuusekesed. Meile väike pettumus. Siin on osad asjad, mis meile ei meeldi. Nagu näiteks need. Nagu need on ilusad, aga nagu need ei ole ilusad. Me ei tea. Mõtlesime seda. Me just rääkisime MC-ga, et tegelikult oleks päris kustub seal. Et see on tegelikult väga kena kaugelt vaadates. Näeb see väga kena välja. Väga kõige ilusam nendest. Ja nüüd lähme vaatama ühte patja, mis on siuke karvane, mis läheb halli, mis nagu oleks minu toas mega ideaalne. Võtame selle kuuse ja siis võtame selle padja ka. Meil oli väike probleem, et me koperdasime tooli otsa. Selline. Me läksime lolliks natuke. Tulime siia Juski, et me saame selle tooli kätte. Ja me võtsime kuuse ka ära, nii et põhimõtteliselt hästi ebameeldiv teenida sellisel. Nii, ma jõudsin terminali siia ülesse kontorisse, nüüd varsti hakkabki tiimikas. Hakkad vloogima või? Jaa. Siin on Jaan. Tere Jaan. Tšau. Tšau. Nüüd olen siin ja varsti peaksid inimesed jõudma kuskil 10 minuti pärast. Ja siis pärast tuleb mulle ema järgi. Ja siis me lähme koju. Homme on tööpäev ka, nii et ma pean kuidagi vastu pidama. No nii, põhimõtteliselt see hall padi, mille me ostsime. Selle sisu on meil kõik siin maas. Vaadake, mul oli ennem siin kottool ja see kottool on siin. Et me mõtlesime siis teha, et see oleks siuke stiilne, omapärane. Ta on kivikõva. Igatahes, et ma lõikan katki selle, siis võtame selle ikkagi pooleldi välja, siis me lõikame selle katki, siis siin on need graanulid on sees. Nüüd lähevad kõik siia ja siis me õmbleme kinni. Varsti on tulemus käes, vaatame, mis saab. Davai. Peace. Kas te olete kunagi mõelnud, milline näeb kotttool seest välja või? No nii, nüüd on esimene test istumine sellele. Kaameratöö on väga hea. Lumesadu. Pots. Hommikust täna on 10. detsember ja nüüd on aeg tööle minna, aga enne veel avame advendikalendri. See on 10. Proovime tänase päeva vastu pidada, vaatame, kuidas tervis vastu peab. Käisin just lõunal ja ostame poes mingit smoothit ja siis lähen tööle tagasi. No nii, ma ei tea, kui palju te üldse kuulete mind, aga tulime
EMS-iga koos sellisesse kohta nagu My Beauty lihtsalt. Siin on selline asi nagu rullmassaaž. Arst soovitas ka, et mingid igasugused pilatused ja mingid massaažid ja igasugused asjad, et need on mulle kasulikud. Mingi kiiret rinna ma ei saa üldse teha praegusel hetkel. Mu peavalu ja kõik see, me ei tea veel mille pärast see on. See näeb selline välja. See on täitsa mõnus. Te kujutate ka, kui armsad mu töökaaslased olid. Lihtsalt kõik tulid küsima, et kuidas mu tervis on ja et kuidas no, kõik täiega muretsesid. See lihtsalt mu reast tüüp pisarad silma. Lihtsalt kõik täiesti lõpp nagu. No nii, sõbrad! Just jõudsin mu koju. Ma sain oma video ülesse. Ma jäin sellega nii palju hiljaks. Tead, mis ma jäin sellega 2 päeva hiljaks. Ma tahtsin teda nagu juba laupäeval ülesse saada. Aga nüüd see on õnneks üleval ja ma loodan, et te olete juba näinud seda videot ja kui ei ole, siis minge tagasi ja vaadake seda videot. Nüüd on meil EMS-iga plaan panna kuusepuu kõigepealt ülesse ja siis EMS soovib, et ma ta pead ka värviksin. Tegelikult tahtsin täiega täna selle tooliga kokku panna, aga no teate. No kuulge. No kuulge. Kell on nii palju. Kell on 9. No nii, ma tahtsin kuuse juures rääkida teile, mis täna üks tippsündmus oli. Täna ma pidin helistama selle ajuuuringu ja ehk siis MRT osas haiglasse. Alguses ma helistasin sinna ja siis mulle öeldi, et meil on kõik need ajad on välja antud kuni jaanuari lõpuni. Ja siis ma mingi, nojah, et mul on väga vaja ja nii edasi ja nagu sealt kliinikust saadeti mind ja mul on saatekiri, mul on kirjalik saatekiri. Ja siis ta võttis mu isikukoodi ja siis vaatas mu saatekirja ja siis ta mingi... Kas teile sobib järgmine nädal 19. detsember? Ma olin lihtsalt mingi... Jaa! See oli täna täielik tipphetk. Jaanuari lõpus see järsku järgmine nädal. Nii et selles suhtes, et päris kiirelt läks, ütleme nii. Kuidas teie positiivsed kommentaarid Arabellale mõjuvad? Enam ei valuta pea või? Et siis mis vaja oli. Tere hommikust, täna on 11. detsember ja ma just avastasin, et mu kaamera on täitsa tühi. Teeme advendikalendri lahti. No nii, mu tööpäev on läbi saanud ja täna on väga sükene kiire päev olnud. Me lähme Termineidi Mikale ja see on seekord Keiu ja Jaani juures. Yes, ma polegi nende juures käinud veel. Mulle väga ei meeldi see ilma, mis täna väljas on. See on nagu väga vihmane. Või nagu mulle täiega meeldib vihm, aga samas ma kuidagi praegu ei taha vihma. Ma sattusin täielikult paradiisi praegu, jõuluparadiis. Ma just lõpetasin. See on niimoodi vaadata. Tšau. Igatahes ja siis me lähme kohe koju ja siis ma saan magama minna. Ma peaaegu jäin magama siin. Ma tahtsin natukene nii-öelda anda update'i, kuidas mu tervis on. Mul selles suhtes on parem kui eelmine nädal, aga mu peavalud ja lihtsalt pearinglus ei ole veel ära läinud. No, ilmselt ta ei lähe nii kergelt, aga olen erinevaid asju proovinud. Just alles hiljuti soovitati ka sellist asja, mis on nagu siis 4 soola koos. Siin on naatriumvesinikkarbonaat, magneesiumkarbonaat, siin on kaaliumvesinikkarbonaat, kaltsiumkarbonaat. Ma olen nüüd paar korda proovinud seda, aga minul hetkel ei aita. See on aidanud päris mitmetel inimestel nii-öelda, kui on nagu migreenihood. Sees on selline kulbike ja siis muidu see käib, 1 kulbitäis käib 2 liitrile. Aga põhimõtteliselt, kui sul on mingid peavalud, sa panna niimoodi selle 1 väikse kulbikese klaasi vett ja siis jood ära. Seda saab sealt Beautiful Me'st, see rullmassaažisalon. Me ostsime selle sealt. Ma mõtlen, mis hästi kõlaks. Tere tulemast Arabella tervisenurgakesse. Siit saad sa abi oma probleemidele.
tähelepanu, tegemist on Arabella terviseabikeskusega. Abi ei saa lubada. Andke teada, kui teil on mingeid nippe, kuidas peavalust lahti saada ja kuidas, nagu mida teie teete, kui teil pea valutab või nagu, kas teil on mingid erilised nipid nii-öelda. Et võite siia alla kommentaaridesse kirjutada või võite mulle eraldi kirjutada, igatahes andke teada. Ma tahaks neid väga proovida ja väga jagada ka, et kui midagi toimib. Hommikust täna on 12. detsember ja kell on juba päris palju, et ma peaksin tööle minema, aga esmalt teeme lahti advendikalendri. Igatahes eile oli niimoodi, et ma jäin põhimõtteliselt juba Keiu ja Jaani juures magama, põhimõtteliselt diivani peale. Ja kui ma koju jõudsin, siis oli niimoodi, et ma ütlesin, et ma enam üldse ei suuda funktsioneerida, nii et me ei pannud isegi kuuske üles, me ei pannud tooli üles, me ei pannud mitte midagi. Aga täna advendi ja saak on siis selline. Töö oli päris siuke päris tigus ja nüüd teeme väikse pausi ja lähme kuskile heasse kohta sööma. Kuidas täna on täitsa normaalne ilm, arvestades seda, et eile oli väga vihmane. Vaatan korra Toitsist läbi, et mis pakkumised seal on, ma pole seal käinud nagu. Aga kui seal ei ole midagi head, siis ma olen kuskil mujal. Täiega meeldib see mantel, see on hästi soe ja see mul pole vaja salli kanda ja ma olen nagu mingi Eskimo praegult. Sõin ära ja mõtleks seda, et see oli sõidab, aga ma rohkem sinna tagasi ei läheks. Ma kõnnin praegu kodu poole, tööl oli siukene kiire päev, aeg läks nagu mega kiirelt. Põhimõtteliselt ma olen täpselt selle koha peal kunagi, kui ma olin mingi 8. klassis, ma kukkusin endal käe niimoodi, et põhimõtteliselt nagu see osa oli nagu vastu seda, ehk mul oli käsi tagurpidi. Ja kui tahate, et ma kunagi räägiksin, või nagu kõik juhtunud on, või nagu üldse teeks mingi siukse nii-öelda Q&A, et te saate küsida mult küsimusi ja ma vastan nendele, kui see on huvitav teie jaoks, ma tean. Andke mulle teada. Iga kord, kui koju tulen, siis ootab mind ees selline vaatepilt, et Rocki kräunub nagu megalt. Nii, me jõudsime Rokkasse, sest me tulime vaatama neid kuusehteid. Mulle meeldivad täiega need, aga need on klaasist. Ja vaadake seda, see on nagu hästi kena. Ja siis siin on veel, siin nagu... Ja sest ka mul on paradiisis nagu... Saate iga kord on see, et ma lähen kuskile kohta nagu juba ees ja siis mu emps jääb lihtsalt taha niimoodi, et peab meil üksinda rääkima. Nagu kogu aeg on niimoodi. Vaadake, see on nii ilus lihtsalt. Jääkohvisid juua, siin on nagu kõrres ka veel sees. Me praegu nende peale, need on hästi ilusud. Need on 2 tükki ka. Ma nüüd istusin siia diivani peale ja ma siit enam ei liigu. Ma vist jään magama siin. Nii, ma olen kodus. Kell on nii palju. Ma käisime Epsiga veel lihtsalt sõitmas autoga ja meil meeldib sõita. Aga ma just leidsin üles meie kuuse jõulutule. Nii, ma näitan teile, mis me ostsime. Hästi armsas poes, Rocca al Mares, hästi valge pood. Ma ei mäleta, mis selle nimi on. Igatahes ma ostsin sellise. Ja millised kuusehted me ostsime? Need on nii ilusad lihtsalt, palun vaadake. Ja neid me ostsime 2 tükki, kuna neid ainult 2 tükki oligi ja meid on ka ainult 2, nii et sellised. Hästi kenad. Neid siis me ostsime 3 tükki. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Tere hommikust! Ma näitan teile täna hommikul, milline meie kuusk siis lõpuks välja näeb taas. Kui sa tuled, siis sa näed nagu sellist asja. Siia me tahaksime veel osta osad valged kuulikesed. Aga kui sa lähed siia lähemale, siis alguses siin kohe on
selline jääpurikas ja siis siin on see. Ja siis siia ma panin sellised, siin on nagu vahepeal tulukesed ka taga. Kui te olete näinud Home Alone'i, siis ma arvan, et kõik olete näinud, siis seal teises osas oli mu üks lemmikuid kohti, kus see Kevin andis sellele linnutädile need 2 turteltuvi ja siis tähendas, siis sümboliseeris sõprust ja kõike seda. Ja meie Rütiga täiega armastasime seda kohta, siiamaani armastame. Ja siis põhimõtteliselt see oli vist üks jõul, kui ma tegin niimoodi, et ma leidsin selle sellised tuvid, siin on nagu hästi ilus, siin on need sulekesed ka sees ja siis ma andsin ühe temale, teise jäi mulle. Et siis update minu tervisosa pealt. Et täna läheb täitsa hästi. Pea küll valutab, aga saab hakkama. Komm, ees. No nii, põhimõtteliselt oota, väga mustad. Oota, väga mustad. Hea kompliment. Kaamera ei ole must, aga te olete. Te olete, peaksite vetsu minema. Aga ma just tulin siin Gretaga living room'i. Nii tore, ma pole nii ammu käinud siin. Nad on nagu täiega ümber teinud. Jaa, on küll jah. See on nii palju minut. Nii tore. Täiega, kui te ei ole käinud siin, siis tulge. Nüüd hedi. Me avastasime, või noh, Greta avastas, et see on kella 6 lahti. Nii et ennem nagu oli kunagi 7, aga praegu 6. Nii et meil on väga vähe aega olla siin. Aga mul on nii hea meel teda näha. Aga räägi mulle, milline oli sinu päev täna? Kuule, minu vanemad või nagu terve mu pere sõitis täna reisile. Tähendab eile õhtul ja siis nad tulevad alles 8. jaanuaril tagasi. Ma mingi, no et tore ja siis jõuluehteid ei olnud ja siis ma panin üksinda jõulukuuse endale üles ja siis jõuluehted ka. Ma olin mingi, ei, I'm gonna do Christmas, isegi kui teil ei ole. Ma panin mingi 3 tundi jõuluehteid üles endale täna. Wow, okei, oota, sul on nagu fake kuusk või? Jaa, mul on fake kuusk. Meist tõstsime endale. Tegelikult. Kuigi me jääme nüüd nautima siia, et tema jääb oma kohti ja mina tuleb äkki see. Täna on 14. detsember ja ma pean tööle jooksma, aga avame kiirelt selle. Näete süda. Ma olen praegu tööl välja töö juurest, sest üks mu tööosa on ka pildistamine erinevate kandjate. No, kui keegi ei tea, siis ma töötan Chase Decos igatahes ja siis väljas on täiega külm, aga saab hakkama. Ja ma praegu lähen erinevaid kandjaid pildistama, nii et yes, nina on täiesti ära külmunud. No nii, ma jõudsin koju ja põhimõtteliselt päeval helistas mulle MC oli mingi, et kuule, et nende firma jõulupidu nii-öelda, kus nad peavad siis jõulugalal, et siin on nagu pilet üle nii-öelda ja nagu siis firma omanik pakkus, et kas MC tahaks minu kaasa võtta. Ja Rokki, tere ja lähme sinna. Ma pean enne pesusuhme ära käia ja endale kohvi teha, sest ma olen väga väsinud ja mul on väga pea olutab. Aga põhimõtteliselt, ja siis töö juures oligi see, et töö juures oli niisugune natukene rõõmus, aga samas ka kurb nagu selles suhtes, et Keiu, kes on mu väga hea sõbranna ja töökaaslane, tema siis läheb lapsehoolduspuhkusele. Täna oligi siis ta viimane päev, siis niisugune. Siis meil oli ikka niisugune koos istumine ja söömine. Aga ei ole vist aega. Käin pesus ala ja siis ja näeme pärast. Nii, et saate jookma hakata nautida. Me teeme teile tantsuja lauluja. Naine proovime ka teha. Ma ei ole ainuke. This is not a chest.
unustasin selle video korralikult lõpetada, nii et ma lõpetan praegult, aga aitäh teile, et te vaatasite seda ja kui teile meeldis see video, siis sa võid seda videot likeida ja kui sa tahad mind rohkem näha, siis sa võid panna sinna alla punasele nupule subscribe. Ja lisaks veel on mul all ka minu sotsiaalmeedia kirjad, aga kui sul on mingeid häid nippe, kuidas sina oma peavaludest lahti saad, siis sa võid siia alla panna kommentaaridesse kirja või siis kirjutada mulle või siis sa võid mulle lihtsalt kirjutada ja anda tagasisidet kas siia alla kommentaaridesse või mulle, sest see tähendab nii palju ja aitäh teile kõigile, kes te olete mulle nagu kirjutanud ja nii positiivset tagasisidet andnud, see tähendab mulle tõsiselt palju, nii et aitäh teile. Aga näeme juba järgmine nädal ja vabandust, see vlog nii hilja tuleb, nii et andke andeks. Aga davai, näeme juba järgmine nädal ja juba uue vlogiga, davai, tšau!